Hei, ära loe igavesest tunde, loe parem raamatuid. Ja selleks, et sa teaksid, milliseid raamatuid lugeda, oleme sinu jaoks kokku kogunud erinevaid lugemissoovituste nimekirju. Ja need nimekirjad on kokku pannud erinevad oma eriala spetsialistid. See nimekiri, mida ma sulle nüüd tutvustama hakkan, on mõeldud vanuserühmale 13 kuni 17 ja nimekirja on koostanud Tallinna Kunstigümnaasiumi raamatukogu hoidja Ester Sõrmus. Nimekiri on ise kaheosaline. Esimene osa tutvustab raamatuid, mida pead otsima kas raamatukokku kohale minnes või kuskilt poest. Ja teine osa nimekirjast keskendub raamatutele, mida on sul võimalik leida internetist e-raamatukogust. Aga asume nüüd siis nimekirja enda juurde. Ja nagu mainisingi, esimesena raamatud, mida tuleb siis otsida kas poest või raamatukogust, juhul kui sul seda juba ei ole riiulis endal olemas. Esimene raamat, mida Tallinna Kunstigümnaasiumi raamatukogu hoidja Ester Sõrmus sulle lugeda soovitab, on Pontsakas, kas kõik või mitte midagi. Aasta tagasi oli meie kooli kõige populaarsem noorteraamat 8. kuni 12. klassi tüdrukute hulgas. Soovitatakse lugeda kõigil, kes on oma nahas end kunagi halvasti tundnud. Ja raamat siis näeb välja ise selline. Avan selle eraldi slaidina, et saaksid natuke paremini vaadata, millist raamatut siis üles otsida. Ja nagu näed, on siin ka kirjas, et tegemist on New York Timesi bestselleriga, number 1 raamatuga omal ajal, mis on kindlasti ka üks väga hea raamatu garantiisid, kui juba New York Times ütleb, et see on bestseller ja number 1. Vaatame, mis on nimekirjas järgmine raamat. Süü on tähtedel. Ester Sõrmus ütleb selle raamatu kohta järgmist. Kuigi selle raamatu põhjal on tehtud film, armastavad isegi need, kes on filmi näinud, seda raamatut lugeda. Aga teised sama autori teosed on noorte hulgas populaarsed, näiteks Alaskat otsides, Paberlinnad, Kilpkonnad alla välja ja nii edasi. Ja raamat siis ise näeb välja järgmine. Ja raamatu autor on siis John Green. Kui sulle meeldib see raamat, loed selle läbi, siis otsi ka teisi tema raamatuid. Tõenäoliselt meeldivad sulle needki. Kolmas raamat, mida soovitame, on Sina minu kõrval ja maailm meie vahel. Huvitavas stiilis ja üllatava lõpuga raamat, ütleb Ester Sõrmus selle kohta. Ja raamat näeb siis ise välja selline. Ja raamati autorid, sellel on osa mitu autorit, on David Joon ja Nikolai Joon. Nii 4. raamat. Ja selleks on Vareste 6. 6 ohtlikku noort, 1 võimatu ülesanne. Ja raamatu kohta saab öelda järgmist. Midagi fantaasiasõpradele. Selle raamatu järg on Kõver kuningriik. Nii et siis, kui sulle meeldib see raamat, loed selle läbi, siis vaata kindlasti, otsi üles ka kindlasti raamat Kõver kuningriik ja loe läbi seegi. Ja nagu siis ennist mainitudki, jah, kõikidele fantaasiasõpradele ja fantaasia on praegu kaunis populaarne žanr. Raamat näeb siis välja järgmine, väga kaunis kaanekujundus. 5. raamat, mida Ester Sõrmus sul lugeda soovitab, on Kui sõnadest jääb puudu. Samalt autorilt on ilmunud ka populaarne raamat Ütle mulle 3 asja. See raamat on e-raamatuna kättesaadav Ellu andmebaasis, nii et kui sulle pakub huvi ka raamat Ütle mulle 3 asja, siis seda võid internetis e-raamatuna täiesti leida. Aga kui sõnadest jääb puudu, näeb siis välja järgmine. Ja raamatu autor on Julie Buxbaum. Ja nimekirjas nüüd viimane raamat, mida pead siis otsima kas raamatukogust või
minema poodi ostma, on Flora Banksy ainus mälestus. Ja selle kohta ütleb Ester Sõrmus, et see on üks parimaid viimase aja noorsooromaane. Ja arvan, et sel juhul tasub seda sul kindlasti lugeda. Raamat näeb siis välja järgmine. Ja raamatu autor on Emily Barr. Need olid siis nüüd top 6 raamatut, mida Ester Sõrmus sulle soovitab kindlasti lugeda. Ja mille lugemiseks pead siis leidma need raamatud, kas minnes kohale raamatukokku või laenates mõned sõbrad tuttavalt või minnes poodi, raamatupoodi seda ostma, kui need on avatud raamatupoe. Järgmisena keskendume top 6 raamatule vanusele 13–17, mis on saadav ka siis e-raamatuna internetis. 13–17-aastastele noortele e-raamatuna leitavate raamatute soovitusnimekirja alustame raamatust Norra mets. Ja selle kohta ütleb Ester Sõrmus järgmist. Soovitus gümnaasiumiõpilastele. Osades koolides on seega kohustusliku kirjanduse hulgas. Ja raamat siis ise näeb välja järgmine. Ja siinkohal näed ka siis seda keskkonda, kus kohas on sul võimalik e-raamatuid laenutada. ellu.keskraamatukogu.ee on see aadress. Ja selleks pead sa siis ise või keegi sinu lähikondlastest olema keskraamatukogu lugeja, et seda keskkonda kasutada raamatute laenutamiseks. Läheme aga nimekirja tagasi ja vaatame, mida me leiame sealt järgmiseks. Järgmisena leiame raamatu Päike on samuti täht. See on Nikola Jooni raamat, mis on populaarne just 9.–12. klassi tüdrukute hulgas. Raamat siis lähemalt näeb välja ise järgmine. Ja nagu öeldud, siis autor on Nikola Joon. Vaatame, mis on kolmandaks. Ja kolmandaks raamatuks on Üks meist valetab. Tegemist on kriminaalromaaniga, kus on esikohal eeskätt noorte probleemid. Üks ütlemata mõnus lugemine ja mitte sugugi õudne. Nii et kui sind huvitab krimivaldkond ja krimilood, siis kindlasti midagi sinu jaoks, sest keskendub mitte just vanainimeste probleemidele nagu enamus krimiromaanidest ja lugudest, vaid just noorte probleemidele. Ja raamat ise näeb välja siis järgmine. Ja raamatu autor on Karen McManus. Neljandaks soovitab Ester Sõrmus sul lugeda raamatut 100 tundi ööd. Ja see on siis üks Tallinna Kunstigümnaasiumi populaarsemaid raamatuid, ütleb Ester Sõrmus. Ja raamat ise näeb välja järgmine. Ja raamatu autor on Anna Volts. Viiendaks raamatuks, mida soovitame, on raamat nimega Õun ja vihm. Ja raamat on populaarne 9.–12. klassi tüdrukute hulgas jällegi ning samalt autorilt on e-raamatuna kättesaadav ka raamat 1. Nii et kui sulle meeldib raamat Õun ja vihm, siis otsi siin e-raamatukogus edasi ja otsi üles ka raamat nimega Üksi ja saad seda ka lugeda. Raamat Üksi mul siin ees praegu ei ole, küll on aga raamat Õun ja vihm, mille kujundust võid vaadata siin. Ja kuuendaks, viimaseks raamatuks, mida soovitab sul lugeda Tallinna Kunstigümnaasiumi raamatukogu hoidja Ester Sõrmus, on Meie keemilised südamed. Tegemist on humoorika raamatuga, mis käsitleb noorte südamevalu. Nii et loodan, et siit nimekirjast leidsid endale kindlasti midagi põnevat lugemiseks. Minul äratasid mitmed siin nimekirjas olnud raamatud kindlasti huvi
ja kuigi ma ei ole enam vanuses 13–17, siis tõenäoliselt võin mõnegi siit nimekirjas olnud raamatust kätte võtta ja isegi läbi lugeda. Soovitan sulgi mõne sealt raamatusest ette võtta ning läbi lugeda ja püsi kodus senikaua, kuni eriolukord kestab ja kasuta seda aega kindlasti ka raamatute lugemiseks, sest et lugeda on erakordselt ja ääretult mõnus. Peagi järgmine lugemissoovituste nimekiri juba siin mõne nädala jooksul. Seniks aga vaata midagi siit nimekirjast, nagu ütlesin, ja loe see läbi, enne kui avaldan sulle järgmine või ülejärgmine nädal uue soovituste nimekirja. Seniks tšau-tšau ja näeme peagi jälle!